Tere õhtust ja tere tulemast saatesse On The Record. Mina olen I24 News Englishi põhjaliku intervjuu saatejuht. Kuna USA suurendab oma rünnakuid Iraani vastu, pommitades nüüd igapäevaselt režiimi sihtmärke Hormuzi väina ääres. Tundub, et täiemahuliste sõjaliste operatsioonide juurde Iraanis naasmise oht on lähemal kui kunagi varem pärast selle ebakindla relvarahu algust. Mis puudutab Iraani, siis ta ei sihi mitte ainult laevu väinas, vaid ründab tugevalt ka Pärsia lahe Araabia riike, keskendudes praegu üksnes USA sõjalistele objektidele nendes riikides ning on hoidunud olulise taristu ründamisest. Mõnes mõttes näib, et sõda Iraaniga on taas alanud. Ainult, et seekord Iisrael ei ole kaasatud. Iisraeli kaitsevägi ei ründa Iraanis ja seni ei ole Iraani Islaamivabariik Iisraeli rünnanud. Ilmselgelt võib see kõik muutuda ja Iisrael valmistub selliseks stsenaariumiks. Aga mida see tähendab Iisraeli jaoks? Kas ta peaks jätkama kõrvaltvaatajana, samal ajal kui USA tegutseb Iraani vastu? Ja kui sõda peaks jätkuma ning Iisrael alustaks uuesti rünnakuid Iraani vastu, kas see aitaks tal saavutada seda, mida ta 40-päevase sõja jooksul ei suutnud? Selle teema lahkamiseks on mul hea meel taas saatesse tervitada Eyal Hulatat. Hulata oli Iisraeli riikliku julgeolekunõukogu juht aastatel 2021 kuni 2023. Ta teenis Mossadis umbes 23 aastat, sealhulgas juhtivatel ametikohtadel ning talle anti Iisraeli kaitsepreemia määratlemata tegude eest. Hulata on ka vanemteadur organisatsioonis Demokraatiate kaitsefond. Eyal Hulata, aitäh veel kord, et liitusite meiega siin saates On The Record. Hea meel on taas siin olla. Te olete selle ajaga, kui ma siin 6 või 7 kuud tagasi olin, päris pika tee läbi käinud. Kas pole? Jah, aga loomulikult lugesime minuteid, kuni sa lõpuks tagasi tulid. Ja nüüd oledki siin. Aitäh, et tulid. Nagu ma oma sissejuhatuses mainisin, USA korraldab nüüd iga päev rünnakuid Iraani vastu ja tõstab tempot. Kas Iisrael peaks samuti sekkuma ja saavutama seda, mida ta loodab Iraanis saavutada? Me peame kindlasti rääkima sellest, millised võiksid olla Iisraeli võimalikud eesmärgid, kui ta peaks sekkuma. Aga ma arvan, et otsus, kas Iisrael liitub või mitte, ei ole Iisraeli kätes. See ei ole praegu otsus, mida Jeruusalemmas langetatakse. Eelkõige tuleb seda kaaluda Washingtonis ja ma arvan, et president Trump on selgelt otsustanud, et ta ei soovi Iisraeli sekkumist mitmetel põhjustel. Ma arvan, et peamiselt selleks, et ta saaks kontrollida selle konflikti eskaleerumist ja intensiivsust. Kui Iisrael liitub, on liiga palju muutujaid, mida ta ei kontrolli. Ja ma pean ütlema, et teatud pettumusega. Ma ei usu, et usaldustase Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli juhtide vahel on selline, nagu ma lootsin, sest Iisrael oleks võinud selles olulist rolli mängida. Eeldusel, et on olemas arusaam, milline see tegevusplaan peaks välja nägema. Aga see on Washingtoni pool. On veel üks osapool, kes minu arvates üsna selgelt ei soovi, et Iisrael oleks kaasatud. Ja need on iraanlased. Ja iraanlased soovisid, et Iisrael oleks kaasatud. Kõik, mida nad pidid tegema, oli saata meie suunas üks rakett, mida nad tegidki enne 17 tunni pikkust kampaaniat. Kampaania, lühike, aga väga intensiivne. Umbes 5 nädalat tagasi, kas see oli juuni alguses? Ma arvan, et iraanlased teavad, et kui Iisrael liitub, siis intensiivsus suureneb ja mänguruum oleks väga piiratud. Nii et kui Washington ei taha, et Iisrael oleks kaasatud ja Teheran ei taha, et Iisrael oleks kaasatud, siis muidugi on oluline, mida Iisrael tahab, aga mitte nii väga, eks. Õige, aga ma eeldan, et Iisrael istub praegu kõrvaltvaatajana ja naudib seda olukorda. USA nõrgestab Iraani sõjalist võimekust. USA ründab Iraani kontrolli Hormuzi väina üle, mis on nende, tead küll, alla tuumaläve jääv trumpkaart. Ja see kõik toimub Iisraeli riikliku julgeoleku huvides. Kas sekkumine ei kahjustaks siis Iisraeli huve? Jah. Ma ütlen seda nii, olgu ja jälle, ma esindan oma maailmavaadet. See ei pruugi olla täpselt nii, nagu peaminister Netanyahu seda võimalust praegu näeks. Esiteks, Iisraeli vaatenurgast peab olema väga selge arusaam Iraanist lähtuva ohu prioriteetidest.
ja praegu, nagu ka enne seda sõda ja enne 12 päevast sõda eelmise aasta juunis, on selleks Iraani tuumaprogramm. Kõige tähtsam asi, millega peame tegelema, on see, kuidas me mitte ainult ei ohja olukorda sellisena, nagu see praegu on, aga lahendada, see tähendab kõrvaldada Iraani Islamivabariigi tee tuumarelva suunas. See peab olema esmane prioriteet. Nüüd peab olema küsimärk selle üle, kas Iisraeli sekkumine või isegi Ameerika Ühendriikide õhurünnakud ilma maismaa operatsioonideta, kas me suudame teha midagi oluliselt paremat Iraani tuumaprogrammi tagasitõrjumisel kui 25. aasta juunis? 12-päevases sõjas või neis täiendavates elementides, mille me märtsi ja aprilli 40-päevase sõja ajal võrrandist välja jätsime. Ja ma arvan, et vastus ei ole tingimata jaatav. Ja kui see nii on, siis ma arvan, et Iisraeli vaatenurgast peame keskenduma sellele, kuidas me valmistame ette sellise sõjalise võimaluse, kui jõuab kätte hetk, mil Iraan otsustab tõesti kiiresti tuumarelva poole liikuda. Sest nad ei jõudnud ameeriklastega kokkuleppele või sellepärast, et ma ei tea, tõelised kõvakäega juhid otsustasid, et nad tahavad oma heidutust ja teevad selle iga hinna eest. Mida siis Iisrael teeb? Selleks peabki Iisrael valmistuma, selleks peabki sõjavägi valmistuma, selleks peabki Mossad valmistuma. Ja just sellele tahaksin, et Iisraeli juhtkond ja valitsus keskenduksid. Veel üks rünnakute voor võib-olla looks mingisugust väärtust, kuid me oleme juba kahaneva turususe olukorras. Jah, sa juhatasid meid otse minu järgmise küsimuseni. Viimati olid sa siin pärast 12 päevast sõda juunis. Ja sa ütlesid, et Iisrael peab kasutama selle kampaania edu, et koordineerida koos ameeriklastega survekampaaniat režiimi nõrgestamiseks. Selgelt seda tegelikult ei juhtunud. Ja mida me tegelikult nägime, oli lihtsalt sõja taaspuhkemine. Kas see tähendab, et Iisraelil on Iraani vastu strateegia või on see lihtsalt perioodilise ohjeldamise režiimis? Paneme asjad konteksti, eks. Meie viimane intervjuu oli vist detsembris. Ja. See oli enne jaanuaris Teherani ja teiste linnade tänavatel toimunud proteste, mis lõppesid äärmusliku veresaunaga, kui see oma enda valitsus tappis 10 000 iraanlasi. Ja siis tuli president Trump lubadusega neile appi tulla. Ja asjad arenesid nii, nagu me teame, et nad arenesid. Oli katse režiimi kukutada. See ei läinud nii, nagu me tahtsime. Loomulikult ei ole kõrgeim juht enam seal ja Iraan on muutunud. Kas ta on nüüd parem partner läbirääkimisteks? Praegu mitte. Kas ta on vähem vaenulik Iisraeli ja lääne suhtes? Tõenäoliselt mitte. Aga see ei tähenda, et ta poleks nõrgem. Tegelikult on ta nõrgem. Kui ma pöördun tagasi nende asjade juurde, mida ma detsembris ütlesin, siis ma arvan nii. Kui me keskendume endiselt sellele, kuidas luua paremaid tingimusi, et Iraani juht loobuks sellest, mis tema tuumaprogrammist veel alles on, siis peale sõjalise sekkumise, mis on piiratud, polegi eriti võimalusi. Nagu ma varem rääkisin, siis järgmine parim asi on panna Iraan olukorda, kus nad peavad järele andma, kus nad peavad taas mürgikarikast jooma, nagu nad tegid Iraagi sõja lõpus ja nagu nad tegid siis, kui nad alustasid ameeriklastega läbirääkimisi 2013 aastal. Selleks on vaja koordineeritud kampaaniat. Ma arvan, et põhimõtted, millest ma detsembris rääkisin, on endiselt kehtivad. Me teame, et olukord Iraanis oli inimeste jaoks nii raske, et nad tulid massiliselt tänavatele, sest nad tundsid seda survet, isegi kui see polnud nii suur ja intensiivne, kui ma arvan, et see võiks olla. Ameerika kampaania majandusliku surveosa saavutab minu arvates palju. Hormuzi väina blokaad oli märkimisväärne. Loomulikult on nüüd käimas vastastikused sammud, sest president Trump tahab Hormuzi väina avada. Nii et uut ülemaailmset kriisi ei ole, kuid on olemas teised survevahendid, majanduslik surve, mis paneks selle režiimi või selle jäänused väga raskesse olukorda. Nii, neil võib-olla tuleb järele anda. Ja ma tahaksin, et see ellu viidaks, sest ma arvan, et see maksimeeriks ameeriklaste ja Iisraeli mõjuvõimu, mille nad on Iraani suhtes üles ehitanud. Samal ajal, kui me kõik räägime või Iraan üritab meid kõiki panna rääkima sellest, et nemad võidavad seda sõda ja suruvad ameeriklasi tagasi ning panevad ameeriklased Hormuzi väinas järele andma. Ma arvan, et olukord on palju keerulisem kui see. Ma arvan, et Iraan on palju nõrgem. Ma arvan, et režiim ei kontrolli riiki.
ma arvan, et inimesed lähevad tõenäoliselt uuesti tänavatele, kui nad tunnevad, et muud võimalust ei ole. Ja ma arvan, et juhtumise tõenäosus järgmiste kuude või aasta jooksul on märkimisväärne. Me peame selleks valmistuma. Rääkides selleks valmistumisest, siis kui sa olid peaminister Bennetti riikliku julgeoleku nõunik, endine peaminister avalikustas tegelikult vaid paar nädalat tagasi plaani režiimi kukutamiseks või Iraani režiimi nõrgestamiseks. See siin on diagramm, mis näitab seda plaani. See on tugevalt tsenseeritud, välja arvatud sõnad plaan Iraani nõrgestamiseks ja sõna küber. Arvestades arusaadavaid julgeolekupiiranguid, nagu me praegu ekraanil näeme, mida saaksid sa selle plaani kohta veel jagada? Ja kas sa tead, miks seda praegune valitsus ei rakendanud? Kas nad olid teadlikud sellest plaanist, mille sa koostasid? Pean ütlema, et see toob tagasi häid mälestusi. Ma mäletan, kuidas tollane peaminister Bennett seda joonistas meie vestluste ajal selle üle, mida tähendab Iraani nõrgestamine. Asjad, mida ma nüüd ütlesin, ei ole uued. Ma arvan, et see on olnud õige strateegia Iraani suhtes juba aastaid. Iraan ei hakka heas usus läbi rääkima. Ainus viis Iraanilt järeleandmisi saada on neid nõrgestada nii palju, et nad peavad valima täieliku alistumise ja võimu kaotamise vahel. Ja seda saab teha ainult eri liiki tohutu surve abil. Teate, ma ei avalikusta seda, mis on selgelt salastatud, aga selle eri suunad. Või meie katsus sõnastada, millised on erinevad viisid, kuidas me saame režiimile survet avaldada. See tooks kaasa nende valitsemisvõime, kaitsevõime ja ründevõime nõrgenemise, mis minu arvates on veelgi olulisem ja tähtsam. Ja lõpuks panna nad olukorda, kus neil on ameeriklastega läbirääkimistel palju nõrgem positsioon. Kui me seda planeerisime, siis see oli Bideni administratsiooni ajal, eks? President Biden rääkis uuest kokkuleppest. Ta nimetas seda pikemaks ja rangemaks. Meie argument oli, kui sa tahad pikemat ja rangemat kokkulepet, siis pead sa režiimi nõrgestama, sest nad ei anna seda sulle lihtsalt sellepärast, et sa viisakalt küsid. Ja kui sa lähed tagasi JCPOA juurde, siis pole mingit võimalust saada veel üht läbiräägitud kokkulepet, sest iraanlased annavad järele ainult ühe korra. See oligi see idee, aga miks seda siis ei rakendatud? Teate, ma ei hakka sellele täpset ajamäärangut andma. Aga meie, eelmine valitsus ja mina kui riikliku julgeoleku nõunik hakkasime seda plaani koordineerima. Ma tegelesin sellega ise väga rangelt ja tihedalt koos kogu Iisraeli kaitseaparaadiga, koordineerides kõiki erinevaid osapooli vastavalt nende erinevatele võimekustele. Ja siis valitsus kukkus, kahjuks, ning toimusid valimised, enne tähtaegsed valimised 22 aasta 1. novembril. Aga kas peaminister Netanyahu oli sellest plaanist informeeritud? Benjamin Netanyahu oli kõigest informeeritud. Mul isiklikult oli võimalus, kuidas öeldakse, hafifa inglise keeles. Selle kohta on mingi sõna. Ja, üleminek. Ma sain kogu mõtteviisi, kogu planeerimise ja kogu koordineerimise üle anda. Ma kuulsin, et ta ütleb, et ta pole seda joonistust kunagi näinud. See on tõsi, sest see joonistus jäi peaminister Bennetti juurde, olles mustand tema suures varjamises. Aga plaan, metoodika ja kogu mõtlemine, kuidas seda teha, kaasa arvatud jõudude koondamine, mis toimus nädalatel enne valitsuse vahetust. Ma olen väga õnnelik, et me suutsime kõik need asjad ära teha või seal teha. Teate, ausalt öeldes arvan ma kahjuks, et ajavahemikus 2023 aasta jaanuarist kuni 7. oktoobrini oli Iisraeli valitsuse fookus muudel asjadel, millest me ei pea täna tingimata rääkima. Soovin, et nende fookus oleks olnud nagu meie valitsuse ajal välisohtudel. Võib-olla oleks asjad läinud teisiti, aga seda me ei saa kunagi teada. Igal juhul jah, see ei too mitte ainult häid mälestusi, vaid ka tunnet sellest, mis juhtub, kui aega kaotad. Mis juhtub siis, kui sa ei tegutse piisavalt kiiresti ega otsusta, mida teha? Lõpuks oli Iisrael valmis. Ja 2025. aasta juunis olin ma väga õnnelik nähes, kuidas peaminister Netanyahu tegi need otsused ning õhuvägi, luure ja Mossad tegutsesid nii, nagu nad tegid. See oli tõeliselt märkimisväärne. Ma arvan, et rääkisin sellest ka eelmisel ametiajal. Tunnustus peab minema neile, kellele see kuulub, ja see on peaminister Netanyahu otsus ning kogu aparaat.
aga Iraani probleem ei alanud Netanyahuga ja tõenäoliselt ei lõpe ka Netanyahuga. asi on selles, et Iraani probleem ei ole ainus probleem. Kui me vaatame laiemalt, siis tead, Iraani oht on endiselt olemas. Režiim on muutunud julgemaks ja radikaliseerunud, nagu sa ise kirjeldasid. Aga see ei ole ainus oht. Iisraeli väed on endiselt Liibanonis. Nad on endiselt Süürias, nad on endiselt Gazas, kus toimuvad igapäevased rünnakud. Kas see ongi uus normaalsus? Kas lõputu sõja reaalsus on vältimatu? Ei, ma ei arva, et see on vältimatu. Ma arvan, et on palju asju, mida me ei tohiks normaalseks pidada. Ja kindlasti üks asi, mida me ei tohiks normaalseks pidada, on see, et Iisrael on igaveses sõjas. Ükski riik ei tohiks olla igaveses sõjas. Eriti mitte Iisraeli suurune riik, kellel on soov olla õitsev, edukas ja jõukas ühiskond ning majandus. Seda ei saa saavutada lõputute sõdadega. David Ben-Gurion mõistis seda juba 1947 aastal, kui ta valmistas Iisraeli kaitseväge ette iseseisvussõjaks. See on tõsi, Iisrael on palju suurem ja palju tugevam, kuid see ei tähenda, et me suudame üle elada 1000 päeva kestvat sõda. See sõda on juba praegu pikim, mida me kunagi oleme pidanud. Ja kõigi nende rinnetega ei paista lõppu kusagilt. Sa mainisid Liibanoni. Mul on väga hea meel tunnustada ja toetada kokkulepet, mille üle peaminister Netanyahu on saatnud suursaadik Leiteri Liibanoni valitsusega läbi rääkima. Ma arvan, et see on väga oluline. Ma arvan, et kui me räägime sõdade lõpetamisest läbi räägitud kokkulepetega, mis kasutavad strateegilisi eeliseid ja loovad tingimused pikaajaliseks eduks, siis just sellistest asjadest me räägimegi. Ma tahaksin kindlasti näha tugevamat Liibanoni. Ma olen sellel aastaid mõelnud, eks. Ma pidasin läbirääkimisi merepiiri kokkuleppe üle juba aastal 2022. Ma arvan, et on oluline, et Liibanoni valitsusel oleks piisavalt jõudu, et astuda vastu Hezbollahle. Me ei tohiks lihtsalt uskuda, et nad suudavad seda teha, eks me peame usaldama ja kontrollima, nagu ameeriklased ütlevad. Sellisel juhul tähendab see, et me ei saa lihtsalt Liibanonis oma tugipunktidest lahkuda, kuid me peaksime kindlasti andma neile võimaluse tõestada, et nad suudavad paremini. Ja aja jooksul ma loodan, tõmbume tagasi Iisraeli piirile lähemale ja keskendume sellele, mida meil tõesti vaja teha on. Ja mitte avada uuesti uut puhvertsooni või julgeolekutsooni, nagu me tegime 80-ndatel, see kestaks liiga kaua. Aga näiteks Süürias raportite kohaselt ütles president Trump Netanyahule, et on aeg Süüriast lahkuda. Kas te usute, et nüüd julgeoleku seisukohalt on Iisrael jõudnud nii kaugele, kui ta suudab Süüria piiri ääres julgeoleku olukorda muuta? Ja et on aeg Iisraelil taanduda, nii et ta võib usaldada Ashara valitsust selle piiri oma poolel kaitsmisel? Tõenäoliselt mitte kumbki neist, kuid Iisrael ei ole Süürias juba väga-väga palju kuid sedinud. Ma arvan, et on möödunud võib-olla aasta sellest, kui Iisraeli kaitseväe ja Süüria vahel oli otsene kokkupõrge. Ja ometi oleme me endiselt puhvertsoonis kohal, mis on siis Iisraeli kohaloleku eesmärk puhvertsoonis. Kui Iisraeli kavatsus on jääda sellesse puhvertsooni igaveseks, eks, muuta meie riikliku julgeoleku korraldust, siis oleks parem see ameeriklastega kooskõlastada. Sest Iisrael ei saa lihtsalt otsustada naaberriikide territooriumi hõivata ainult sellepärast, et ta nii tahab. Tundub, et Trump ei taha, et Iisrael seda teeks. Ma arvan, et see ei tohiks kellelegi üllatusena tulla. Ma arvan, et president Trump ütles seda juba esimesest päevast peale, et ta soovib igaühega neist läbi räägitud kokkulepet. Ta tahab seda ka Gaza puhul. Sellepärast ta lõigi rahunõukogu. Tema arvates see 20-punktiline plaan lõpuks, kui tingimused on selleks soodsad, võime arvata, et see ei juhtu kunagi. Aga plaani kohaselt, kui tingimused on täidetud, oodatakse, et Iisrael tõmbub tagasi ka Gaza kollasest joonest. Liibanonis ja Gazas on asi selge. Süürias ei ole selge, mis peab juhtuma. Tegelikult, sest Gaza Hamasi relvitustamine viib vägede väljaviimiseni. Liibanonis viib Hezbollah relvitustamine vägede väljaviimiseni. Süürias ei ole sellist selget sammu, mis peaks toimuma, et Iisrael väed välja viiks. Tundub, et see sõltub rohkem Iisraelist endast. Tegelikult oleks see pidanud Süürias olema lihtsam, sest teisel pool piiri ei ole tegelikku vaenlast, sellist vaenlast nagu Liibanonis, Hezbollah ja Gazas Hamas ei ole.
ja Iisrael suhtles Süüria valitsusega ajal, kui minister Dermer oli veel minister ja tegeles selle tööga. Ta kohtus silmapaistvate Süüria ministritega, eks? Ma ei tea, kas see kunagi avalikuks tuli. Ma arvan, et see tuli, aga igal juhul oli väga selge suhtlus süürlastega eesmärgiga jõuda läbiräägitud kokkuleppeni, et luua julgeolekukorraldused Lõuna-Süürias. Nii, et see kaitseks Iisraeli huve, kaitseks druuside kogukonda ja võimaldaks Iisraelil taanduda ning seda protsessi jätkata. Nüüd, seda ei juhtunud. Kui seda ei juhtunud, sest süürlased pole üldse usaldusväärsed, siis miks president Trump ikka ütleb, et me peaksime seda tegema? Kas me pole suutnud veenda Ameerika luureaparaati ja poliitilist eliiti, et see pole päriselt toimiv kokkulepe? Ma arvan, et see pole põhjus. Ma arvan, et põhjus oli selles, et me oleksime võinud seda teha. Sellega kaasnes küll teatud risk, kuid ma arvan, et väga väike, sest Süürias on põgenemise risk palju väiksem kui kusagil mujal. Me oleksime võinud saavutada kokkuleppe, mis kohustaks Süüriat teatud samme astuma, mille täitmist saaksime kontrollida ja kindlasti võib-olla mõnest neist positsioonidest taanduda. aga fakt on see, et minu arvates ei usu see valitsus Netanyahu peaministrina ja valitsus tervikuna läbirääkimiste teel saavutatud kokkulepetesse. Nad ei usu, neid sunnitakse alati seda tegema. 20-punktiline plaan suruti Netanyahule peale. Isegi Liibanoni kokkuleppe puhul, nagu Ameerika Ühendriikides teatati, ütlesid presidendi ametnikud ja nõunikud, kes avalikult sõna võtsid, et president Trump pidi peaminister Netanyahu kätt selja taha väänama, et ta nõustuks. Samuti teatati, et suursaadik Leiter tõstis häält, et veenduda, et peaminister Netanyahu ei taraneks Liibanoni kokkuleppest. Sest kui see ei ole Iisraeli mõtteviis, kui te usute, et meil on parem lõpututes sõdades olla, kui kokkuleppeid saavutada, siis see ongi tulemus. Ja Süüria puhul arvan ma, et see on kõige silmatorkavam, sest mida president Trump tegelikult peaminister Netanyahule ütleb on, kui tahad juhtrolli võtta, siis võta juhtroll. Aga kui sa ei võta juhtrolli, sunnid sa teisi juhtrolli võtma. Sest me tahame Lähis-Idas edusamme, me tahame Lähis-Idas jõukust, me tahame, et sõjad lõppeksid. Nii et üks neist teistest osapooltest, kes Süürias juhtrolli võtab, on Türgi. Me näeme seal kasvavat mõju. Ma kuulen, kuidas paljud Iisraeli julgeolekuametnikud löövad häirekella seoses Türgi kasvava mõjuga Süürias. Jätame nüüd kõrvale Erdogani ässitava retoorika, mis on sageli antisemiitlik ja kasutab vanimaid stereotüüpe juudi rahva vastu. Kuidas kujutab Türgi endast julgeolekuohtu Iisraelile? Türgi kujutab Iisraelile ohtu mitmel erineval viisil. Esimene on nende otsene sekkumine, mis tõepoolest kasvab. Nende kohalolek Süürias, võimalik kohalolek Gazas, toetus meie vaenlastele, radikaalsetele rühmitustele, Hamas, Islami džihaad, rühmitused Ida-Jeruusalemmas. Türklased on kõigis neis rohkem seotud. Potentsiaalselt võiks olla, ma ei usu, et praegu on, aga tulevikus võiks olla ka konventsionaalne sõjaline oht. Kui Türgi otsustab, siis Türgil on võib-olla piirkonnas suurim armee, isegi suurem kui Nende õhuvägi on veidi vananenud, nad tahavad F-35, ma loodan, et nad ei saa seda kunagi, aga nende merevägi on tohutu. Nende võime avaldada survet Iisraelile ja Ida-Vahemere piirkonnale on tohutu. Kui asi peaks sinnani jõudma, siis loomulikult peab Iisrael valmistuma ja vastavalt reageerima. Aga Iisraelil ei ole vaja uusi vaenlasi. Ja küsimus, mis puudutab Türgit, on järgmine. Kas on võimalik retoorikat leevendada, nende huvidele vastu seista, kasutada neid hoobasid, mis Iisraelil tavaliselt olemas on? Iisrael pidi olema Washingtonis Ankarast tugevam. Iisrael oli Washingtonis Türgist palju aastaid tugevam. Kahjuks enam mitte eriti. Tundub, et president Erdogan saab president Trumpilt tugevamaid kiidusõnu kui peaminister Netanyahu. Ja see on enne järgmisel nädalal toimuvat visiiti. Tead, ma olen kindel, et me näeme kallistusi, suudusi ja palju armastust ka peaminister Netanyahu suhtes, nagu peabki olema. Ma tahan, et see juhtuks. Ma tahan, et Iisrael naudiks Washingtoni toetust. Sest kui me seda teeme, siis peaks näiteks olema selge, et Türgil ei tohiks lubada saada F-35 hävitajaid. Türklastel ei tohiks lubada kujutada tavapärast sõjalist ohtu Ameerika liitlastele lihtsalt sellepärast, et nad on NATO liikmed. Ja see peaks olema iseenesest mõistetav, et ükski NATO riik ei tohi selles osas kujutada ohtu teistele NATO liitlastele. Aga see ei ole nii, sest miski ei ole enam normaalne ja ilmselt võib juhtuda kõike,
see on märk Iisraeli diplomaatilisest nõrkusest. ja ma arvan, et see viib tagasi selle juurde, mida me varem ütlesime, sest tundub, et Iisrael ei usu enam diplomaatilisse jõusse. Iisrael näib uskuvat ainult sõjalisse jõusse. Ja ainult sellega on piir, mida me suudame saavutada. Noh, kui meil oleks terve teine saade, siis ma süveneksin Türgi teemasse rohkem. Aga ma tahan liikuda edasi saate viimase osa juurde. See on kiirküsimuste voor. Ma näitan sulle 3 pilti. Räägi lühidalt, mis on esimene asi, mis pähe tuleb. Siin on esimene pilt. See on endine Iraani president Mahmoud Ahmadinejad. Jah. Noh, see on huvitav lugu, eks. Jah, Mossad pidi mind toetama ja panema uueks juhiks. Aga kui sa teda näed, kui sa seda pilti näed, mis on esimene asi, mis pähe tuleb? Mulle meeldib tema naeratus. Mul on see alati meeldinud. Hästi. Järgmine pilt. See on endine Iisraeli kaitseväe staabiülem ja Yesharimi partei juht Gadi Eisenkot. Iisraeli kangelane. Hästi. Ja meie viimane pilt täna õhtuks, see on USA president Trump koos Katari emiiri Sheikh Tamim bin Hamad Al Thaniga. Frustratsioon. See käepigistus peaks olema Iisraeli peaministriga, rääkides pragmaatilisusest ja jõukusest, mitte Katari juhiga sellel G7 kohtumisel. Miks on probleem, et see on Katari juhiga? Sest Katar on kahjuks positsioneerinud end vaenuliku riigina selle suhtes, mis peaksid olema Ameerika Ühendriikide ja kogu liberaalse maailma ühised väärtused ja huvid ning kindlasti ka Iisraeli jaoks. Aitäh teie vastuste, aja ja arusaamade eest. Praegu peame siinkohal lõpetama. Soovin teid veel kord tänada, ei all hullata, et liitusite minuga täna õhtul. Olge taas meiega järgmisel nädalal saates On the Record. Tänase osa ja kõik varasemad saated leiate YouTube'ist ja Spotify'st. Aitäh vaatamast!